Aga nüüd annan sõna Kristjanile, ole lahke. Jaa, aitäh. Tajun väga selgelt, et kell on 12 läbi. Enne mind on rääkinud märksa tugevama hääle ja võib-olla ka selgemate sõnumitega väga kogenud ettekande tegijad, et sellepärast juba ette olen alandlik ja palun siis mind välja kannatada. Et nii esindusliku seltskonna ees loodusturismi teemadel kõneleda pole mul varem au olnud. Nii et selle tõttu ma nagu tükk aega kaalusin, et millest ma üldse teile saaksin rääkida. Et minu ettekande algne teema oli pisut sarnane Raineri teema püstitusele ja siis ma mõtlesin, et siis ma olin täitsa kadunud. Aga siis anti mul õnneks pisut parem suunis, et räägiks hoopis sellest, et kuidas RMK tegevus loodusturismi võiks toetada või seda mõjutada. Ja siis ma nagu mõtlesingi välja, et kuna loodusturismist mina ei tea väga palju, et teie kõik võiksite mulle sellel teemal loenguid pidada, et siis pigem ma keskenduks oma ettekandes sellele, kuidas RMK mõjutab loodust ja keskkonda. Sest see on see ala, kus loodusturismiga tegeletakse ja loogiline on, et see on ka siis see viis, kuidas RMK loodusturismi mõjutab. Et mul on plaanis täna teiega veeta siin praktiliselt terve päev, korraks pean irduma üle koosolekule, nii et kui teil tekib küsimusi või ütleme enne lõunat jääb aega väheks, et siis leiame selle võimalusega siin jooksvalt omavahel suhelda. Aga siis läheme edasi. Et alustuseks otsisin siis vihjet selle kohta, et kuidas loodusturismi defineeritakse, et kõikvõimas internet ja koht, kust saab vastused kõikidele küsimustele Wikipedia, ütles siis tõi välja 3 punkti, et loodusturism on turismi vorm, mis keskendub looduselamuste pakkumisele ja kasutab selleks looduskeskkonda ärilistel eesmärkidel. Kas ta liiguks veel edasi? Teine aspekt, et see on kasvav nišiturg ettevõtetele, mis osutavad teenused linnu- ja loodusvaatlejatele ja paljudele teistele huvilistele. Nagu varasematest ettekannetest kuulsime, siis on otsitud seda loodusturismi tööstust üle maailma ja seda pole leitud. Ja mulle tundub, et see on ka üpris loogiline, sest niipea kui asi muutub väga massiivseks ja väga suureks ja tohutult organiseerituks ja rahvarohkeks, niipea tegelikult on väga raske hallata seda, et meil oleks olemas loodus ja oleks olemas see elamus inimese, üksiku inimese ja matkaja tasandil, et kui seal on ikkagi tuhanded inimesed, kes korraga mingit sündmust imetlevad, siis mul tundub, et asjad tegelikult loodusturismi võtmes võib-olla ei kajagi kokku. Et loodusturismi võti või tugevus just nimelt selles ongi, et ta on väga kliendi ja isegi võib-olla üksiku kliendi keskne, et sa pakud seda elamust sellele ühele inimesele. Ja 3. aspekt ja minu meelest kõige olulisem aspekt on see, et loodusturism peab oma elamust ja teenust pakkudes tagama, et keskkond ja loodusväärtused on olemas. Et mis siis ütlebki, et loodusturismi kui sellise eelduseks on see, et meil on olemas looduskeskkond ja loodusväärtused, sest kui neid ei ole, siis ei ole midagi näidata. Ja teine aspekt siis juba nagu öeldud, see, et loodusturism ise peab oma tegevuse mõjudega arvestama. Ja RMK juurde tulles, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et RMK on Eesti suurim üksik organisatsioon ja maahaldaja. Et RMK haldab ligi 1,5 miljonit hektarit maid ja sellest umbes 1 miljoni hektari ulatuses on tegemist metsamaaga. Eestis tervikuna katab pindalast pool umbes metsamaa ja sellest omakorda pool on RMK hallata. Et kui me vaatame riigimetsa jaotumist erinevate majandamisrežiimide järgi, siis 60%, 61% täpsemalt on siis metsad, kus toimub majandamistegevus ja 40 või 39% on selliseid metsamaid, mis on ühel või teisel moel kaitse all. Et see RMK hallatav maa
ja need metsad nagu kõige laiemalt võttes on siis see kontaktpind, RMK ja loodusturismi kontaktpind, sest seal toimub see tegevus. Nii, RMK maal kehtib igaühe õigus, kõikidel on õigus vaba voli tulla riigimaale ringi vaatama, tutvuma, marju ja seeni korjama. Erandina võib-olla siinkohal võib välja tuua need eriti tundlikud loodusväärtused, kaitsealade sihtkaitsevööndid, kuhu nüüd külastajaid ei lubata teatud aegadel, mil see külastus või liikumine võib loodust ja elustikku häirida, aga siiski laias plaanis on riigimaa kõigile avatud. Ja kuna on olnud ka valitsuse teadlik poliitika, mis on väga ratsionaalne, et looduskaitsega on mõistlik tegeleda riigimaal, sest eramaal, nagu Rainer ka varem välja tõi, kui kehtestatakse piirangud, siis omanikule tuleks need hüvitada. Riigimaal valitsus saab ise otsustada, siin on kaitseala ja selle kulu kannab riik ise, ta ei pea seda kellelegi eraldi kompenseerima. Ja kuna riigimaal loodusväärtusi on palju, siis on ka üsna loogiline eeldada, et just riigimaa on tegelikult see, mis on loodusturismi teenuse pakkujatele kõige huvitavam koht selleks, sest seal neid väärtusi on kõige rohkem. Kuidas siis RMK loodusturismi ja looduskeskkonda mõjutab, et nagu öeldud, RMK haldab umbes 1 miljon hektarit metsamaad ja metsade majandamine siis metsaseaduse ja muude normide alusel mõjutab vähemalt 60% riigimetsast. Slaidil on näha see majandamistsükkel, et ükskõik millisesse punkti me oleme selle majandamisega jõudnud, enam-vähem näha, mis sellele järgneb. Ja see on see pilt, mis visuaalselt tõenäoliselt maastiku tasandil kõige suuremat mõju avaldab. Et ma tegelikult palukski osalejatele anda käega märku, et kes leiab, et metsa majandamine on tegevus, mis toetab loodusturismi, et lihtsalt tõstab käe. Nii, ma näen siiski üksjagu. Ja kes leiab, et see tegelikult kahjustab loodusturismi, kas annaksite samuti märku? See on liiga lihtsalt küsimus. Jaa, ma teadlikult provotseerin siin ja ma olen tegelikult, kuidas ma ütlen, et te kõik teate, et metsanduses on toimunud üsna pingelised protsessid ja läbirääkimised ja tegelikult ma täna siin ootasin märksa kategoorilisemat tagasisidet ja just eelkõige selles võtmes, et metsamajandamine mitte mingil juhul, et loodusturism ja metsamajandamine kokku ei sünni, et positiivne üllatus, aga ma olen päri eelkõnelejatega, et see on küsimus, kus tuleb leida tasakaal, ehk siis selleks, et meil oleks loodust ja looduskeskkonda, loodusväärtusi, selleks peab metsamajandamine tegutsema jätkusuutlikult, vastutustundlikult ja selle mõjud peavad olema adekvaatselt hinnatud. Nii, mõned pildid siia juurde. Teine RMK tegevusvaldkond, mis kindlasti loodusturismi mõjutab, on külastuse korraldamine. Et RMK pakub siis igaühe õigusel põhinevaid võimalusi looduspuhkuseks nii kaitsealadel kui majandatavas metsas. Selleks on siis loodud võimalused ohutult liikuda ja kasutada olemasolevat taristut, vähendades nõnda külastuse mõju looduskeskkonnale. Et mõte on siis selles, et loodus on kõigi jaoks avatud, mõned kohad on populaarsemad kui mõned teised ja kui on kohad, mis on eriti populaarsed, siis sinna tekkiv külastuskoormus on selline, mida on vaja hallata, et rajades ja hooldades külastustaristut on meil võimalik külastuse mõjusid hoida looduskeskkonnale talutavana. Ja kas te annaksite palun mulle käega märku, kelle arvates RMK külastustaristu toetab loodusturismi? Nii, siin vist küll tõusid kõik käed. Aitäh! Mõned ilupildid siit ka. Et nii. Kolmas teema, mille ma välja tooksin, on see, et RMK tegeleb looduskaitsetöödega
ja näiteks kraavide sulgemine soodes võib ühtepidi luua võimalusi selleks, et vett täis kraavidel talvisel ajal korraldada uisumatku. Teisalt võib siis soode taastamisel tõusnud veetase muuta maastikul liikumise hoopis keerulisemaks. Et siin on üks pilt kohast nimega Harilaid, et seal on tehtud looduskaitsealuse liigi kõre jaoks üpris ulatuslikke töid, mis on seda pilti maastiku tasandil väga suurel määral muutnud. Ja see sai tegelikult ka meedias ja huvipooltelt kohati üpris kriitilist tagasisidet, aga teisalt see töö, mida tehti, seda tehti on ju õige eesmärgi nimel ja selle töö mõistlikkuse ja põhjendatuse selgitamiseks tulid partnerid väga kiiresti kaasa ja tulid taha, et tegelikult mõnikord nende muutuste taga, mis looduses ja eelkõige siis kaitsealadel aset leiavad, on siiski niisugune suurem eesmärk ja kui mingi aeg läheb mööda, siis me saame vaadata seda tulemust ja hinnata seda, kas kõrel tegelikult harilaiul läheb paremini. Et vaatame veel pilte, siis siin on soo taastamise pilt, siin on pärandkoosluse taastamine, et tööetapis võib näiteks poolloodusliku koosluse taastamine välja näha üpris heidutav. Siin ei ole küll neid roopaid, mida ka kohati siiski nendes kohtades näha võib. Aga tööde lõppedes me võime näha ilusaid pastoraalseid vaateid, seal on kariloomad ja tundub, et ka see tegevus minule meeldib. Ma arvan, et teistel inimestel meeldib ka ja siis ma tegelikult küsiks sarnaselt eelnenud slaididega, et andke palun märku, et kas looduskaitsetööd kui sellised looduskaitsealuste liikide ja elupaikade seisundi taastamine ja säilitamine, kas see toetab loodusturismi, et kes arvab jaatavalt, et andke palun märku. Nii, ka siin suur enamus on seda meelt. Jah, aitäh. Nii. Ja viimase punktina ma ei räägi täna kõikidest RMK tegevustest, sest neid on tegelikult liiga palju. Ma proovisin välja tuua enda arvates need, millel on olulisemad mõjud ja üks suur selline tegevus on metsateede ja metsakuivendussüsteemide korrashoid ja rekonstrueerimine. Et RMK haldab täna rohkem kui 9000 kilomeetrit metsateid ja rohkem kui 500 000 hektarit metsakuivendussüsteeme. Mõistetavalt teede rekonstrueerimise ajal ja ka kraavide rekonstrueerimise ajal sellel alal liikumine on raskendatud. Et samas, kui näiteks metsateed on valmis saanud, et siis seal liikumistingimused on paremad, et teie sihuke peegeldus selle kohta, kas metsateede ja metsakuivendussüsteemide korrashoid, kas see toetab loodusturismi või pigem mitte? Kes tahab märku anda? Kas see toetab? Pigem mitte. Enamasti mitte. Ei, sa jälle ühe... Okei, selge. Selge. Aga siis läheme edasi. Selles mõttes, et loodusturismi eesmärk on tuua inimese loodusesse ja panna neid väärtustama looduskeskkonda ja saada sealt ehedaid elamusi, et siin RMK ja loodusturismi eesmärgid langevad kokku, et RMK teeb üpris palju selleks, et inimesi loodusesse puhkama kutsuda ja selleks on siis RMK rajanud võrgustiku, külastustaristu võrgustiku puhke- ja kaitsealadel ja tegelikult siis tegeleb taristu pideva hoolduse ja korrashoiuga ja tagab, et need alad on ligipääsetavad. Et meil on olemas, kui ma ei eksi, suurusjärgus üle 6000 erineva taristu objekti, mis on kõik arvel, mida on vaja korras hoida, hooldada regulaarselt. Ja see on üpris selline paras väljakutse.
et kuidas inimesed sellest teada saavad, et millised puhkevõimalused siis riigimaadel loodud on, et selleks me jagame infot oma veebilehel, sotsiaalmeedias, külastuskeskustes ja loomulikult ka juba mainitud RMK mobiilirakenduses, mis on tõesti üpris populaarseks osutunud. Ja üks selline koostöökoht, mida meie, nii nagu Rainer ka nimetas, et riigiasutused ja riik peaksid tegema koostööd, mille ma tahan välja tuua, on see, et inimesed, kes looduses liiguvad, nad tahavad teada, kus nad on, nad näevad seda sealt äpist, nad tegelikult peaksid saama teada ka seda, kui nad juhuslikult, kas siis näiteks teadmatusest on sattumas liikumiskeelu alale, kuhu nad ei tohiks minna, et ka see info tegelikult seal äpis on kättesaadav, et ilma selleta, et me oleksime viinud sinna metsa näiteks suure plakati, et need geoinfosüsteemid suhtlevad omavahel ja see läpis on see reaalajas näha, et minu meelest see on hästi oluline, et inimene, kes mingi kanali loodusesse enda jaoks avastab, ta saaks sealt nagu maksimaalselt olulist ja asjakohast infot. Nii. Siis selleks, et metsa ja loodusteadlikkust edendada, pakub RMK loodusõppeprogramme täiesti jällegi päri eelkõnelejatega, et mida targem ja teadlikum on inimene, kes loodusesse läheb, seda vähem tegelikult on vaja tema tegevust kuidagi korrigeerida, sest ta läheb loodusesse, ta teab seda, milline on tema tegevusega kaasnev mõju, ta ei jäta jäätmeid metsa, ta käitub lugupidavalt looduses olevate liikide ja koosluste suhtes, et loodusõppeprogrammid on, ma arvan, üks kõige parem moodus inimestele süvitsi seda infot siis pakkuda. Nüüd rääkides tasakaalust looduskasutuse või looduses käimise ja looduse kaitse vahel, siis RMK külastustaristul on tegelikult käimas järjepidev seire. Et me vaatame seda, kui palju inimesi looduses käib, me vaatame seda, millist mõju nad külastustaristule avaldavad ja sellest lähtuvalt ka seda taristut kavandame, selle hooldust kavandame. Et meil on üsna asjakohane seire ka selle kohta, milline on mõju siis pinnasele ja alustaimestikule ja nagu näha aegrida, see on nüüd keskmine näitaja RMK kohta, see on 2012. aastast siiski näitab sellist positiivset trendi, seis läheb paremaks. Meie seire suudab tuvastada probleemkohad ja meie tegevus suudab siis tegelikult selles konkreetses kohas tegevust kas ümber suunata või mingil muul moel paremaks teha, et me keskkonda võimalikult vähe kahjustaks. Et RMK külastustaristu on viimasel 2 aastal keskmiselt vastu võtnud 2,9 miljonit külastust. Et see on suur arv, see jagune piirkonniti või objektide vahel ühtlaselt, et mõistetavalt selleks just nimelt ongi vaja seirata konkreetselt objekte ja näiteks möödunud aastal seirati 126 külastusobjekti ja seal siis vaadati pinnase alustaimestiku seisundit. Et näiteks Nõva puhkeala kohta on näha, et enam-vähem võrdselt jaotuvad siis meie objektid väga hea ja rahuldava vahel, kus juures mitte rahuldavas või halvas seisundis seal objekte ei ole. Ja selline info on tegelikult siis meil olemas vastavas aruandes ja sellest aruandest ka avalikkusele on kenasti kättesaadaval info siis meie külastuskorralduskavade täitmise aruannetes, mis on meie veebilehel kättesaadavad, et kui keegi tunneb nagu sügavamat huvi, siis saate kirjutada mulle või leida seda infot siis RMK kodulehelt. Ja lõpetuseks, nagu öeldud, RMK külastustaristu on kõikidele avatud ja külastuskorraldamine on RMK-s kasumit mittetaotlev tegevus, et RMK ise on riigitulundusasutus, me tegelikult peame teenima tulu oma tegevusega, et samas külastuskorraldus ja ka näiteks looduskaitsetööd ei ole RMK jaoks äri, et see on põhimõtteliselt kulutegevus. Nii, soovime pakkuda võimalikult paljudele võimalust looduses käia ja puhata. Rääkides nendest puutepunktidest, siis meie külastustaristu katab küllalt suure osa Eestist
ja võtab vastu arvestataval määral külastajaid, aga samas turismiettevõtjad ja ka looduses käijad, nad võivad sattuda RMK taristule, tihti satuvad, aga samas nad käivad ka väljaspool taristut ja see külastuse mõju avaldub samamoodi taristul ja ka väljaspool taristut, et neid mõjusid tegelikult on vaja teadvustada ja neid on vaja ohjata. Nii, juba öeldud. Taristu kavandamisega RMK siis suunab külastajaid ja haldab kaasnevaid mõjusid. Ja kõige lõpuks, nagu üks kuulus mees kunagi on öelnud, et mul on unistus. Ja unistus on tegelikult see, et meie, kes me siin oleme ja need, kes on teisel pool ekraani, et kui toimub loodusturismi ettevõtjate poolt korraldatud külastus RMK külastustaristul, siis me hea meelega saaksime sellest teada, kui on plaanis mingid suuremad grupid kuhugi suunata, et siis see võimaldab meil oma tööd paremini kavandada ja me saame selles osas vahetada ka infot, et et okei, et teil on plaanis tulla näiteks, ma ei tea, Soomaale, on plaanis tulla Aegviitu Kõrvemaale, et siis me saame öelda, et okei, te tahate minna sinna platsi, aga meil tegelikult on sellel ajal juba seal mingi muu üritus plaanis, et ma kutsungi üles, et me omavahel vahetaksime infot ja suhtleksime ja lepiksime need üritused kokku. Et see peaks tegema meie kõigi elu lihtsamaks. Siis teine aspekt, mis puudutab väljaspool taristut korraldatud üritusi, sündmusi, et kaitsealadel mõistagi seal eelkõige loa selleks ürituseks annab Keskkonnaamet, kui see juba läheb suurematesse piiridesse, kui kaitse-eeskiri seda ette näeb. Aga minu meelest, ja ma olen seda ka varem öelnud, inimesed, kes käivad külastustaristul, nad otsivad turvalist elamust, seal on viidad, seal on rajad, seal on nagu selline turvaline keskkond. Aga samas on väga paljud inimesed, mina nende hulgas, kellele tegelikult meeldib käia looduses niimoodi, et mul ei ole seal ühtegi viita, mul ei ole seal ühtegi rada, ma teen ise oma raja. Aga nende inimeste jaoks eriti, kui sinna minnakse gruppidena, et on oluline teadvustada, kuhu minnakse, oluline teadvustada, milline on selle tegevuse mõju, et me selle tegevusega siis looduskeskkonda ei kahjusta, vaid vastupidi, väärtustame seda. Ja selle kohta on head näited ka olemas Loodusturismi Ühingu kodulehelt, ma leidsin räätsaturismi hea tava näiteks. See on täpselt samm selles suunas, mis annabki nendele inimestele, kes lähevad ise oma vee uitama nagu häid mõtteid, et mida siis silmas pidada. Ja ka näiteks RMK on koostanud juhised targaks looduskülastuseks. Viimane punkt. Mõte siis selles, et me saame tihti fotosid selle kohta, kui üks või teine, ütleme siis kas RMK viit või ka kaitseala viit, piiritähis näiteks on kukkunud ümber, kohati on seal tegemist vandaalitsemisega, kohati vannuvad postid ajale alla, et neid viitasid justkui ei oleks kunagi piisavalt, et neid võiks nagu justkui veel olla. Ja see mõte on mul pigem selline, et tänapäeval mõningate eranditega meil kõigil peaaegu on taskus nutitelefon ja sellel telefonil on võimekus öelda meile, kus me oleme ja anda meile infot selle kohta, mis meie ümber on. Et väljaspool korraldatud külastustaristud, kus ongi need olemas, need viidad ja rajad, et seal meil võiks olla sellised ühised kokkulepitud käitumisreeglid ka kaitsealadel, mida inimesed saavad siis RMK äpist, Loodusturismi Ühingu äpist või mõnest muust äpist allikast lugeda, et loodusesse minnes on üldreeglid on paigas. Ja ma väga loodan, et me selleni jõuame ja vahendame seda infot siis elektroonilisi kanaleid pidi. Ja minu poolt aitäh! Aitäh! Nii, meil on natukene aega küsimusteks vastusteks. Alustame sellest, et kui palju, et me teaks olukorda, kui palju seal küsimusi on veebis. Hetkel ei ole. Selge, kui palju meil siin ruumis küsimusi on. Ladies first ja siis. Ja tere, mina Raili Eesti Maaturismi Ühingust, et tahan seda väikest koostööd, mis meie ja teie organisatsiooni vahel on seni olnud, natukene kiita, aga ma olen sedavõrd sinisilmne, et see koostöö saaks olla meil turismimaastikul palju suurem. Et
kas me ei võiks kokku leppida, et sõna koostöö maksab siis, kui see nagu veelgi suuremates tegudes väljenduks, et me istume maha ja räägime, mida me tõepoolest koos saame teha, et meie oleme omalt poolt päris mitmeid samme aegade jooksul teinud, aga me tõesti ei tunne, et tuleks riigitasand nii-öelda vastu, et lihtsalt ei tahagi midagi küsida, vaid ettepanek, et istume maha, räägime lahtiste kaartidega ja teeme midagi koos ära. Aitäh! Ma saan aru, et see ühtepidi oli küsimus ja teisipidi olnud ka, ja ma sain vihjest ka aru, et aitab sõnadest, et teeme tegusid, et nõus? Nõus? Aga me saaksime teda veelgi palju paremini ja tõhusamalt. Kas me lepime kokku, et kirjutame vastastikku ja lepime selle mahaistumise aja kokku, et jaa, loomulikult. Aitäh. Jah, suur tänu. Võtan nüüd korralikult mikri ka, jah. Et sa mainisid, et see nii-öelda ettevõtjatega lepingute tegemine teeb kõigil asja lihtsamaks, et ma lihtsalt mõtlesin natuke, et kui ma võtan Viru raba, laudteed, RMK taristu, kus käib ilusal päeval, tuleb seal mingisugune 50 gruppi igas ühes paarkümmend inimest, et kas sinu nagu visioonis, et kui kõik turismifirmad selleks laudtee kasutamiseks teeks mingi lepingu, et kas see teeb kõige lihtsamaks või kuidas see peaks ikkagi käima sinu siis nii-öelda nägemuses ettevõtjatega koostöö? Jaa, muidugi ma ütleksin hea meelega, et mul on niisugune 60 leheküljeline lepingu vorm on valmis ja paluks kõikidel sellele alla kirjutada, et ei, see ei olnud mõte, et mitte lepingud, vaid kokkulepped ja teavitamine. Selle kohta, et meil oleks võimalik neid sündmuseid planeerida selliselt, et me oleme vastastikku informeeritud sellest külastuskoormusest, mis näiteks RMK külastustaristuobjektidel võib tekkida. Et meil ei tekiks olukordi, kus meil ongi ühes kohas 10 turismibussi ja inimesed on puntras koos, parkla on täis ja tegelikult ei ole võimalik kellelgi nagu seda olukorda väga niimoodi mõistlikult nagu nautida. See oli minu mõte. Aha, aga me kunagi mingil ajal RMK tegite ka loodusturismi ettevõtjatega lepinguid ja ma ei tea, mis sellest saanud on, aga ikkagi, et sinu nägemuses, et kas on nagu, et mingi piirkonna kasutajad, siis loodusturismi ettevõtjad, kas kuidagi teha, et kuidas ikkagi sinu nägemuses see oleks ettevõtjatega need kokkulepped, et kas nad siis oleks tõesti kõik nii, et kuidagi panete teadet tahvli üles ja ettevõtja loeb ja arvestab või oleks mingisugused konkreetsed kokkulepped ettevõtjad? Kas ma äkki, kuna ma olen RMK... Siis ka... Kas me räägime näiteks meie kokkuleppest? Võime rääkida meie, aga ma olen Timo Kangur, siis RMK Lahemaa külastusala juht ja tegelen nagu otseselt ka turismiettevõtjatega. Et muidu Viru raba on ka üks minu objektidest. Viru rabas on selliste lepete sõlmimine nagu suht mõttetu, et kuna ta on ka rada, siis tegelikult mahutab need inimesed ära sinna kõndima. Et rahvast on küll palju, aga inimesed, kes Viru rabas käivad, nad juba teavad sellega arvestada. Aga need kokkulepped töötavad meil ideaalselt näiteks lõkkeplatside kasutamisel. Et kui ettevõtjad, turismiettevõtjad teatavad meile näiteks luureretked või ükskõik kes helistab meile, ütleb, et kuule, et meil on siin, me tuleme selleks nädalavahetuseks ja meil on siin umbes nii palju inimesi. Lahemaal nad peavad teavitama või võtma Keskkonnaametist loa, kui seal on teatud arv rahvast, aga nad isegi kui rahvast on vähem, siis nad teavitavad meid ja me saame panna kodulehele üles info, et kuulge, et luureretked on Oandu lõkkeplatsil, et kui te sinna tulete, siis te teate sellega arvestada. Et need lepped ei ole meil küll kirjalikud, aga see on lihtsalt ongi teavitamine, et täiesti tavaline puhas viisakus. Ma ei tea, kas see aitas kuidagi edasi. Jah, et see on konkreetne näide. Olen Peeter Hussar ja loodusturismi ettevõtja ja RMK-ga on just seesama see, et kokkulepped ettevõtjana natukene suurema, natukene intrigeerivama projekti mõttes ise ikkagi tuleb ära tajuda, et
sellest võib olla teistele külastajatel, kes heatahtlikult sellel päeval sinna juhtuvad tulema probleemi ja RMK-ga selles osas, mis meil jutuks on olnud, on ikka väga-väga asjalik ja meeldiv niisugune teineteise mõistmine. Et tegelikult ka selliseid asju, mis korraldajal tundus, et oleks põnev ja huvitav, aga sa saad aru, et suhteliselt keeruline korraldada ja RMK andis selge signaali, et arutame läbi, me teeme selle ära. Oli ju niimoodi? Nüüd on see ka. Nii, aga kuna küsimus oli esinejale, siis äkki sa veel tahtsid selle eelmise küsimuse vastuseks või see sai juba ammendavalt vastatud siit saalist? Mart ütleb, mina võin ainult nii palju lisada, et kuna üleskutse oli, et me võiksime maha istuda, siis minu meelest need võikski olla asjad, mida me arutame omavahel täpselt. Nii, viimase küsimuse võtame. Kas ja mis tingimustel võiks sama RMK äpp ja need kodulehed ja muud kanaleid sisaldada ka infot, et kus on majutuskoht, kus on toitlustuskoht, millised veel ettevõtjate teenused on samas selles piirkonnas, kas või Lahepomi Sooma näitel saadaval? Hea küsimus. Ma ei näe ühtegi probleemi, miks me ei võiks selles vallas koostööd teha, samas ma arvan, et see on midagi, mille me peame omavahel kõigepealt nagu läbi rääkima, sest siin tekib kohe see küsimus, et kas see info on ajakohane, kas see info on kõiki võrdselt kohtlev, et me ei pane kedagi ebasoodsasse olukorda sellega, et me kellegi infot avaldame, kellegi infot ei avalda, et selle me peame läbi arutama. Ja ääremärkusena saan lisada, et Lahemaal see ka selles otsas toimib, et meil kodulehekülje peal, kuhu minna, seal on olemas ka lahter, mingi, ma ei mäleta, mis täpselt nimi oli, mingi lisandväärtused või, ja seal on kirjas, mis need objektid või turisti huvitavad asjad seal ümbruskaudselt võivad veel olla väljaspool RMK taristu. Linkonna all on ka tegelikult link, siis link on, näiteks Lahemaal on Keskkonnaameti link teenuse pakkujad, kohalikud teenuse pakkujad ja see on siis nii-öelda koostööd Keskkonnaametiga ja kohalike teenuste pakkujatega ja selline link on olemas Nii et nüüd veebis olijatele lihtsalt ütlen, et loodusega koos.ee lehel, et seal on link siis ka kohalikele teenuse pakkujatele. Et... Selge, aga ma arvan, et siin kohal suur tänu. Kristjan, aitäh! Ja aplausi võib teha.